Aga tore on tõepoolest näha, et alustada siis 25. Pärnumaa bändide päeva. Rõõm on siin saalis näha bändide päevade veterane, sest paljud bändid on meil käinud siin korduvalt ja korduvalt, aga sellel toredalt tänasel üritusel on meil suisa 4 uut kollektiivi. Tervitame uustulijaid! Staasikumad pillimehed mäletavad kindlasti nõukaaegseid tarifitseerimisi. Need olid küll nõuksed kohustuslikud, aga tegelikult ka päris tore oli ju. Kõik pillimehed said üle rajooni sel ajal kokku ja pidasid mõnusasti pidu, said kuulata teisi ja näidata ennast. Ja seetõttu tuligi meil siis 95. aastal, kui neid tarifitseerimisi enam ei olnud, siukene mõte, et pillimehed ikkagi tahaksid kokku saada ja pidada oma niukest toredat tähtpäeva. Need esimesed bändide päevad olid meil 2-päevalised suisa. Esimene bändide päev oli telklaagriga siin rannas ja muidugi see pidustus jätkus hommikul, see oli peale jaanipäeva siis. Ja see pidustus jätkus tõepoolest hommikul lõkke ääres veel ühiste laulude ja kõikide niisuguste mõnusate asjadega. Ja meil esimesel bändide päeval oli 8 bändi osalejat, nii et meil on areng on olnud tohutu, sest kõige rohkem osalejaid on olnud 15 bändi. Nüüd enam me 2-päevalisi ei tee, sest eks me kõik oleme jäänud ka 25 aastat vanemaks. Ja seetõttu ma arvan, et see tänane õhtupoolik ja pool ööd me veedame mõnusasti. Ja Treimanis oli siis algul, kui ajaloo juurde tulla, peetud bändide päevasid kuni 98. aastani. Ja igal siuksel üritusel tahtsime siis anda natukese ka koolitust. Meil käisid siin helitehnikud õpetamas pillimehi ja tegevmuusikud. Ja kui me Treimanist ära läksime, siis vaatasime, et kus kohas 2-päevalist siukest üritust pidada. Siis oli meil üks tore üritus, oli Varemurru pioneerilaagrist. Ei, no siis ta enam ei olnud pioneerilaager, aga puhkelaagris. Siis ka ööbisime seal ja hiljem kolisime siis oma nende bändide päevadega päris mitmeks korraks Lepanina hotelli. Sest seal olid ka kõik kämpad ja majad ja pillimehed kõik said rihmavähe lõdvemaks lasta ja ööbida ja ühise hommikusöögi veel teha ja natukese aru pidada. Aga alates 2007. aastast oleme siis jälle siin toredas Treimani saalis. Ja niimoodi need aastad on läinud. Aga kui keegi tahab täpsemalt bändide päevi meenutada või ennast kusagilt kätte leida, siis meil siin kõrval baariruumis on meil väljas kohe pisikene näitus eelmistest nendest toredatest päevadest. Bändide päevadel on tuult tiibadesse saanud ka mitmed nüüdseks tuntud ansamblid ja muusikud. Kihnu poisid, ma mäletan, olid algul väga noored ja arad lava peal, aga nüüd nad kosusid, aga nüüd on juba paar aastat laiali läinud. Muidugi ansambel Krämp oli ja Rait Sohkin praegusest Revalmist, Stiilvitsi ja HDN-i kitarris Madis Savi, Silence'ist oli meil Silver ja Meelis ja kõik Treimani poisid. Esimest korda bändide päeval kuulsin ma ka ansamblit Elav Legend ja Kristjan Kasearu. See oli Lepaninal 2003. aastal. Külalistena on esinenud Karavan, Viljandi noored folk-džässmuusikud Kätlin Mägi, Sandra Sillamaa, nüüdseks siis Sandra Vabarna, Marko Mägi ja palju teisi. Ka praegune Georg Otsa muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja Maarja Soomregi on bändide päeva veteran, sest 25 aastat tagasi esimesel bändide päeval esines ta siis Treimani laste bändiga.
selle ürituse korraldamine üksinda käib muidugi üle jõu. Meil on olnud toeks võimenduse poole peal Andres ja Heiko Irvela. Andres on muidugi ka bändide päeva tõeline fänn ja veteran, sest Andres on osa võtnud kõigist bändide päevadest. Aga võib-olla nagu uurikski veel, et tõstame käed püsti, kes oli 25 aastat tagasi siin saalis esimesel bändide päeval? 1, 2, 3, 4, 5. Tulge kord siia. Kõik tublid inimesed näed, siin on 150 aastat laulupidu, aga see tähendab 25 aastat bändide päeva. Ja eks bändide päevaks on ju meid alati ka olnud hindajaid ja viimased 15 korda on meid alati sõbraliku nõuandega toetanud Evald Raidmaa. Eile just arutasime et kui meil on 25. bändide päev, siis Evald ütles, et tema jaoks on see 15. Nii et mitu juubelit koos. Ja meie bändide laulupeole on õla alla pannud Eesti Kultuurkapitali Pärnumaa ekspertgrupp, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Teater Endla, Pärnu Kontserdimaja, PVX AS Kauplusmuusik, Häädemeeste vald, Kabli Pagar, Helgi ja pojad OÜ Ahi ehk meie söövabrik, Häädemeeste mineraalvesi, Aare Jõumehe Mesila, Viia Ikla Bistroo ja Lemme Õllekas ning Treimani rahvamaja. Aitäh kõigile toetajatele ja aplaus! Ja tutvustame siis ka tänast žüriid. Nagu meil juba traditsiooniks on saanud, on siis meil žüriis tuntud muusik ja õppejõud Evald Raidmaa. Narva kolledži multimeedia õppejõud ja muusik ja ka paljude sõnade autor Kalle Kivistik. Ning ka üle Eesti tuntud muusik ansamblist C-tuur Heiki Vungi. Tema on Abja muusikakooli direktor. Ja muidugi neid aastaid on käinud bände hindamas ja nende tantsitavust proovimas tantsuklubi Fox eesotsas Ants Lopsikuga. Ja täna on meil siin saalis ka toredaid tantsijaid Lätist Valmiera tantsuklubi. Kes kõik on tulnud? Kust? Egunsist. Oogrest, ütleme Oogrest. Vaadake, kui kaugelt on inimesed tulnud Riia tagant ära siia, et saada osa meie toredast bändide päevast ja bändide muusikast. Aga meil on täna külas ka, kuna meil on nii tore ja tähtis päev, siis on meil külas Häädemeeste valla volikogu esimees härra Andrus Soopalu.
Tere varaõhtust, hea muusikarahvas ja tantsurahvas. On rõõm tõdeda, et üks üritus on pidanud vastu 25 aastat. See näitab seda, et seda üritust on väga raske üle tähtsustada. Sest pillimehed on teinud selle ürituse ise ja selleks, et ikka tulla ja panna ennast proovile ja vaadata, kuidas teised mängivad, kas paremini ja halvemini. Et see on ikka nii, et eestlane võrdleb ikka ennast naabriga, ma arvan pillimees ka naabripillimehega. Ja hea meel on tõdeda, et see üritus on toimunud nii pikalt Häädemeeste vallas, jätkuvalt Häädemeeste vallas. Ja ma arvan, et Häädemeeste valla üks kõige rohkem muusika täis maja ongi Treimani kultuurimaja. Sest et siin on väga palju muusikalisi ja tantsuüritusi. On rõõm kuulda, et on ka veteranansambleid, kes on juba vastu pidanud ja iga kord tuleb järjest uusi juurde, mõnikord vähem, mõnikord rohkem. Me võime võrrelda seda 25 aastat traditsiooni pika rongiga, kus iga aasta veduri külge läheb üks vagun rohkem, mis on täis muusikat, seda meeleolu, mis on siis ajastu õngu ja mis viib meid pärast järjest rohkem edasi. Et ma loodan, et see rong mahub meil raudtele ära, sest Via Baltica ei ole enam kaugel, küll see saab valmis saab. Aga mis ma siin ikka pikalt räägin, tervitan teid siis Häädemeeste valla poolt ja on antud mulle ka üks väike kohustus meeldiv üle anda mõned tänukirjad. Võtan teid seda suvalises järjekorras, see ei ole tähtsuse järjekorras. Häädemeeste vallavalitsus, tänukiri Andres Hirvela Häädemeeste valla kultuurielu rikastamise eest. Tekst on sama ja Evald Raidma. Ja Ants Lopsik, palun. Ja vallapoolse meenekingituse muidugi ka majaperemehele, kes on see 25 aastat kui vanemaks olnud, aga meenus sama ketsakas ikka edasi. Vilja Soome. Ja nagu öeldakse, vähem sõnu, rohkem tegusid. Ja ma siis tutvustangi meie esinejate järjekorda. Täna siis alustab meie muusikalisi etteastega ansambel Metsik Lääs, siis astub meie ette Ahto, Trefunks, ansambel Võõrad, ma loodan, et nad saavad meile kõik tuttavaks, siis Andres, Lähtma pillimehed, Nostalgiline, palat number 7, Spektrami, Viljavelled, Okidoki ja Vanad sõbrad. Aga selleks, et me ikkagi oma muusika käima saame, vaadake, teil on laua peal nüüd pandud laulusõnad
See laul sai kirjutatud juba mõningased aastad tagasi, eelmiseks juubeliks, kui bändidepäev sai 20-aastaseks. Nii et laulame koos bändidepäeva laulu.